Inimene on üks kummaline olend. Meis on enda jaoks palju mõistatusi. Ja minu jaoks oli keskeas, oli mõistatus üks korduv unenägu. Et ma nägin iseennast mingi 13-14 aastase poisina kõndimas niisugustel vaiksetel jõeäärsetel luhtadel. Ja kuna ma olen Eesti risti põiki läbi käinud, see ei olnud Eesti maa. Ma arvasin, et see on unenäo maa. Ja kui ma 92. aastal hakkasin tegema, ette valmistama õieti öeldes, filmi ingerlastest, uskuge või mitte, ma sattusin nendele maastikele. Need olid väikesed Ingerimaa jõed ja nende ääres olevad heinamaad, kus ma äkki tundsin ära, et issand jumal, need on minu unenäo maastikud. Ja ma ei olnud kunagi eriti tahtnud oma Ingeri juurtest rääkida, sest mul oli väikesest põlvest peale, isa oli sisendanud, vanaema oli sisendanud, et ära eriti räägi, et sa oled ingerlane. Sest meie kõik oleme selle pärast kannatanud ja see oli nii tugevasti mulle sisse kodeeritud, et ma tõesti keskeani sellest eriti ei piiksunud. Aga vaat kui ma nägin neid unenäo maastikke sealpool Narva jõge, minnes Ingerimaa siserajoonidesse, siis ma sain aru, et ühest küljest veri on paksem kui vesi ja teisest küljest inimene, tema juured ulatuvad palju sügavamale kui meie oma sünnipäevani või sünnikuupäevani. Ja ma sain aru, et pagan võtaks, et ma ei saa eitada seda, et ma olen ingerlane. See oli esimest korda, kui ma sain sellest aru. See oli 1992, ma olin juba täiskasvanud mees. Ja alates sellest ajast ma hakkasin mõtlema, et miks see niisugune asi on. Et enamus Ingeri inimesi, keda ma tunnen, kes elavad Eestis, ei afišeeri seda, et nad on Ingeri soomlased. Ja siis ma juba tundes natuke Ingeri rahva ajalugu ja oma sugulaste juttudest teadsin, et selle põhjus on hirm. Sest ei ole olemas sellist Ingeri perekonda, kes poleks kannatanud Nõukogude vägivalla all. Minu isa on 2 korda Siberi vangilaagrites olnud ja põgenenud sealt. Ja ükskõik kellega ma olen rääkinud Ingeri soomlastest, kes elavad Eestis, neil kõigil on kusagil siin kuklas see mälestus, et olla ingerlane ühest küljest oli ohtlik ja teisest küljest oli see nagu alandav. Sa ei ole päris soomlane, kaugeltki ei ole sa venelane. Ja ma kuulsin Narvas sellist ütlemist, et Ingeri soomlaste keel on nagu märsiloputus. Et seal on segamini leivapuru ja mingisugused muud toidupalakesed ja ongi ju. Soome keel on põhialus, siis tahest tahtmata on sinna sisse sugenenud vene keeleväljendid ja nüüd elades Eestis, siis on juba see ülemine kiht on juba eesti keel. Nii et märsiloputus. Aga sellegi peale, nüüd olles juba 70-aastane inimene, ma olen mõelnud sellele, et ei ole vaja häbeneda. Ei ole vaja häbeneda oma juuri, sest see ei lase sul olla väärikas inimene. Inimene, ükskõik, kes ta on, kas ta on suahhiili neeger või on ta Põhja-Ameerika indiaanlane, tal peab olema see sisemine väärikus, et ta seisab sirge seljaga ja võib vaadata teisele inimesele otsa, ta ei tarvitse afišeerida seda oma juuri, kuid see annab tasakaalu. See annab meelerahu ja
kõige sügavamal tasandil see annab meile tagasi oma maa. Ma ei ole kunagi Ingeris elanud, aga vaat seesama juhtum, kui ma käisin nendel unenäomaastikel, siis ma sain aru, et need on tähtsad asjad. Ja Jumala õnn, et me elame Eesti Vabariigis. Need Ingeri soomlased, kes pääsesid Venemaalt ära, ei läinud Soome, kui oli Koivisto-aegne võimalus, vaid elavad senini Eestis. Et mina tahaksin öelda, et ärge häbenege. Ei ole vaja häbeneda oma juuri. Ei ole vaja tunda alaväärsuskompleksi, sest see on meie rikkus, mitte meie puudulikkus. Kõige huvitavamad asjad kultuuris toimuvad piirialadel. Ja seesama Ingeri rahvas, mis tuli siis Peterburi ümbruse maadele ja Karjala kitsusele 17. sajandi keskel, siis kui Rootsi kuningriik oli nende alade valdaja, need olid väga vabadus ihaldavad inimesed. Äyrenpää maakonnast ja Savost tulid inimesed, kes pidasid vajalikuks omada oma isiklikku maad ja Rootsi kuningas ütles, te saate oma isiklikku maa ja te ei pea minema sõjaväkke. Vaat missugune oli nendel inimestel vabaduse ja iseolemise iha. Nad said seda niisugust vaba iseolemist tunda nii kaua meie kauged esivanemad, kui oli see Rootsi maala, kui tuli Peeter Suur ja vallutas ära need, nüüd me nimetame Ingeri alad, Ingermanland. Sellest ajast hakkas peale see nii-öelda kohalike soomlaste, kohalike naturalni finn, prirodni finn, nagu seda nimetas Puškin oma Vaskratsanikus, nende ala vääristamine. Ja see oli piisavalt pikk aeg, kui me mõtleme, et 1703, kui see asi pihta hakkas, eks ole, kuni Nõukogude aja lõpuni, siis see on ikkagi piisavalt pikk aeg ja põlvkondi on seal vähemalt 6 inimpõlve, kui mitte rohkem, et meisse sisse taguda see alaväärsuse ja hirmu tunne. Mina küll kutsun üles, saagem uuesti vabadeks. Me elame pisikeses, kuid õnnelikus Eesti Vabariigis. Ja juba 1925. aastal võttis Eesti Vabariik vastu vähemusrahvuste kultuurautonoomia seaduse, mis oli üks kõige edumeelsemaid maailmas. Juudid tunnustasid seda väga, sest see oli esimene maa, kus juutidele anti kultuurautonoomia, täpselt samuti siin elavatele Ingeri soomlastele ja kõikide teistele vähemusrahvustele, kes olid siin pikka aega elanud. Seepärast mina arvan, me peame väga kõrgelt hindama meie vaba iseolemist siin Eesti Vabariigis. Ärgem kartkem oma juuri ja üks vorm selleks, et tunda end täisväärtuslike inimestena, on oma kultuuri omavalitsus. Et mina kutsun üles inimesi, kes tunnevad ennast olevat Ingeri soomlased, panema ennast kirja, võtma osa sellest kultuuri omavalitsuse tööst ja iga inimene, kes registreerib ennast Ingeri soomlaste nimekirja, võib olla valitud sellesse kultuuri omavalitsuse komiteesse või mis see ka ei ole, et ka noored inimesed oma vaikuse hetkedel vaadake oma sisimasse, oma südamesse ja kui teis midagi kõlksub, kui te kuulete vanu laule soome keeles, kui te näete neid looduslikke maastikke, äkki te tunnete samuti ära, kes te olete, kust on pärit teie sügavamad juured. Kusagil 90. aastatel, kui ma käisin 5 aasta jooksul tööl Soomes, õpetamas Soome noori filmi tegema. Ja mulle pakuti, et jää Soome elama ja töötama. Väga hea, 5 korda kõrgem töötasu kui Eestis.
Aga mul oli üks imelik tunne, et ma ei kuulu sellesse õndsasse Soome Vabariiki. Ma olen sündinud Eestis, ma olen Eestis üles kasvanud ja kui minult keegi küsiks, et mis on keel, milles ma mõtlen, loomulikult eesti keel. Mis on maa, mida ma armastan? Loomulikult Eestimaa. Mul oli ühe armumislooga ilusasse vene naisesse, aastal 79 olin armunud ja me olime Põhja-Venemaal. Ja nagu naised ikka, nad tahavad omandada sind. Ja nad ütlesid, et sa kirjutad ennast Tallinnast välja ja muudad ära oma nime. Enam sa ei ole Arvo, vaid sa pead vastu võtma vene õigeusu ja sinust saab Andrei. Ja nagu ikka armunud inimesel on see niisugune nagu kuramuse kuppel on peas ja sa teed kõike, mida üks naine, kellest sa oled armunud, laseb sul teha. Ja siis juhtus üks plõks. Me tegime Peeter Simmiga sel ajal filmi Ideaalmaastik ja ma otsisin maastikke ja oli üks udune hommik ja ma olin Tabasalu taga kõrgel pankrannikul, kus on ainult kadakad. Kauge avar meri ja selle taga Soome. Ja vaat seal nende kadakate vahel mul käis see klõksakas läbi, et mitte eluski ma ei lahku Eestist. Ma olen omamoodi maailmarändur, ma olen elanud Ameerikas, ma olen elanud Seinori saarel, ma olen käinud 14 korda Siberis väga pikalt, Tšukotkal pikalt olnud, aga vaat see, kuidas öelda, hinge kodumaa on vaat siin samas Eesti kadakate vahel. Ja veel sügavam oma maa, kus mina ei ole elanud, aga ilmselt keegi minu esivanematest saadab mulle sealt, on Ingerimaa. Ma ei usu selle sisse, et Ingerimaal uuesti võib tekkida oma ingeri kultuur ja oma väärikas iseolemine. Ma ei usu selle sisse, ma olen liiga palju seal käinud, ma olen liiga palju näinud, et inimesed on seal ikka väga ära lõhutud. Enamus neist ei ela enam oma kodudes. Õnnelikud on need, kes läksid uuesti Savosse ja Äyrämpää maakonda ja üldse Soome. Ja mina väidan, et kõige õnnelikumad on need, kes on Eestis. Mina kutsun üles olema aktiivsed ja looma oma tõeliselt elav Ingeri-Soome kultuuri omavalitsus. See annab teile meelerahu, vanematele inimestele see annab kokkukuuluvustunde ja noortele inimestele, kes võib-olla ei ole üldse osanud seda hinnata, ta annab uue sügavuse. Ja praegu on kõik need etnojuurte uurimised on üle maailma väga väärtustatud tendents. Nii et ma ütlen noortele, olgem moodsad, olgem ingerisoomlased.